Meravita esitleb. Terves kehas terve vaim või oli see vastupidi? On hämmastav, kui tugevat mõju avaldavad sinu mõtted, sõnad ja tegemised sinu tervisele. Tule kuulama ja minuga sel teemal kaasa mõtlema tervisekonverentsile 19. augustil Rahvusraamatukogus ja vaata lähemalt tervisekonverents.ee. Iga sinu tunne loob sinu ennast. Ma võtan seda kui enda nagu ühte Birklandi raamatut, võtan seda niinimetatud koduapteekina, et siis kui ma tunnen, et mul mingisugune probleem on, siis ma hakkan otsima mitte kohe mingi ravimitest ega arsti käest, et siis ma lähen otsin selle peatükki üles ja pealkirja üles, et mis probleem see oli. Ja siis loen selle kohta ja siis teen väikse sisemise analüüsi ja jõuangi järeldusele, et polegi võib-olla arstile vahele minna, et teen nädal aega sellega tööd ja olengi jälle korras. Aga mis pikemalt, võtke siis suure aplausiga vastu Grete Rosin-Pinma. Meravita. Sa tahad midagi? Aga ma võin sellele, ma tegelikult oled näinud, okei. Tere kõik, tere minu poolt. Kuulates Üti juttu sai mul selgeks, et mul on suur õnn osaks langenud selle näol, et mul on nii kaua, kui mina mäletan, alati olnud kodus koer. See tähendab seda, et ma olen saanud väga palju liikuda iga päev, pole pidanud mingi plaani tegema, sest selle plaani on teinud koer, et vähemalt hommikul ja õhtul 30 minutit jalutada. Praegu on mul kuldne retriiver 11-aastane, see tähendab 11 aastat vähemalt tund aega päevas jalutada. Ja tänane teema siis vaimne tervis. Pealkirjaks on pandud vaimne tervis, tegelikult võiks selle vaimse ära võtta, sest ega seda ei saa lahku lüüa. Vaimne, emotsionaalne, füüsiline tervis, neid on ju kõik omavahel seotud. Ja kuna te olete juba üle tunni aja istunud, siis minu tagasihoidlike teadmiste osas või tuginedes nendele, mis ma Hiina meditsiini loengutel kuulen, õpin doktor Birklandi juures, on väga selgeks saanud see, et pikk istumine paneb, blokeerib siit maksaenergiat, maksakanali energiat. Nii et olge ja tõuske püsti ja ma ei tea, kas Tanel hoiatas teid, et kui mina juba kohal tulen, ega ma ei lase kõik kogu aeg istuda, panen tegema. Ja välja näeb see niimoodi, et lükkad käed vaikselt rahulikult ülesse, silmadega jälgid sõrme otsi, kuna silmad on maksameele organ ja liikumine saab alguse siit roiete alt, mitte ei hakka õlgu tõstma, vaid roidi alt. Vaheldumisi rahulikult sirutad üht kätt ja teist kätt ja jälgid sõrmedega sõrme otsasid, kui pea hakkab ringi käima, too pilk alla, aga roiete alt saab alguse liikumine, millega sirutad käsi ülespoole. Ja maksaenergiat pääsevad vabamalt liikuma. Jalad on kindlalt maas. Nüüd lased rahulikult käed alla. Võta parema käe nimetissõrme ja keskmise sõrme, teed nendest just nagu konksu ja tõmbad vasaku käe kõik sõrmed 2 korda läbi. Ilma sõrme otsast rebimata, paraja tugevusega, siis lähed teise käe juurde, kõik sõrmed tõmbad 2 korda läbi. Mis sa tähele paned? Hakkab surisema. Selline kerge kihelus või vibreerimine tekib sõrmedesse. See annab märku sellest, et energia on hakanud vabamalt liikuma. Ja ma ei räägi Eesti energiast, vaid teadupärast millestki muust. Nüüd järgmine asi. 2 peopesa, paned kokku, kogu tähelepanu on peopesade peal. Õõrud tugevalt. Tunned läheb soojaks. Ja paned käelabad silmade juurde. Annad oma silmadele energiat, võid korraks silmalaud kinni panna. Ja teed oma ninaküljed soojaks hõõrudes paraja tugevusega ninakülgi. Et energiat siit saaksid vabalt liikuda. Nüüd sikutad oma kõrvu ja masseerid oma kõrvu.
sikutate ülespoole. Mul on umbes 100 korda lõbusam pilk kui teil mind vaadates. Sikutate allapoole ja sikutad ka külje peale. Nüüd, et sõrmeotstega vaikselt peas niimoodi. Lisaks sellele, et ta ajutööd aktiveerib, parandab ka juuksekasvu. Tulevad paremad mõtted. Nüüd patsutad paraja tugevusega käe välisküljelt ja siseküljelt ja lähed siit üle rinnaku ja teise käe juurde plaksutad ja patsutad sinna ja külje pealt. Siin külje peal on mõnedel inimestel selline punkt, mis läheb valuseks. Mõni tuleme juurde ja ütleb, et külje pealt valutab. Muidu kõik korras, aga külje peal on üks valus punkt. See läheb kinni siis, kui inimesel on hirm, et mida teised inimesed küll minu otsustest ja valikutest arvavad. Ega teil pole kunagi olnud sellist asja. Ja siis rusikatega. Nende kohtade peale, millega sa istud. Ja kontoritöötajate harjutus on see. Vanasti Vene ajal oli ja siis vähemalt tootmisettevõtetes oli tootmisvõimlemine. Iga natukese aja tagant kõik võimlesid. See käib ka tootmisvõimlemise alla. Põhimõtteliselt võiks jalgu ka kloppida, aga mul pole praegu sellist riietust, et ma jalgu hakkaks kloppima. Aga olge head, võtke istet. Kas te olete kunagi öelnud või teinud midagi sellist, millest te olete kas kohe või natuke hiljem aru saanud, et oleks võinud jätta ütlemata, oleks võinud jätta tegemata? Vähemalt üks inimene. No, selge. Nüüd ma räägin edasi. Ja mis te arvate, millest see tuleb? Et inimene teeb ja ütleb asju, mida ta hiljem kahetseb. Läbimõtlematus. Ja, aga millest tuleneb läbimõtlematus? Ja tegelikult põhjuseid on erinevaid. Seal tulebki mängu tervis üleüldselt ja tervise erinevad aspektid. Näiteks kui sul kuskil kõvasti valutab, siis sa lähed, muutud oma käitumises ebaadekvaatseks või kui sul on väga kurb sündmus olnud, siis sa ei ole adekvaatne ja seal on veel erinevaid põhjuseid. Siia ma olen välja toonud tervist mõjutavad tegurid. On siis välised, milleks on ilmastiku, erinevad ilmingud, tuul ja külm ja suvekuumus. Kas te mäletate, kas olete kunagi lugenud impressionistide kohta, näiteks Van Goghi elulugu, kus oli juttu sellest, et ta lõikas oma kõrva ära. Võib-olla olete näinud seda portreed. Ja minu teismelisena lugesin neid raamatuid, ehk siis 30 aastat tagasi. Ja seal oli kirjeldus, et ta läks elama Lõuna-Prantsusmaale Arli, kus olid mistraalid, huvitavad tuuled, mis ajasid inimesi hulluks. Ehk siis vaimne tervis läks paigast ära tuule mõjul. Ja Hiina meditsiini seisukohal täiesti peab paika, et tuul võib inimese hulluks ajada. Või räägitakse tuuleväravatest, mis on siin kukla juures, soovitatakse vähemalt kevaditi korralikult kanda salli ümber kaela, et tuul ei pääseks väravates sisse. Sest tuulega koos või tuul aitab teistel haigustekitajatel organismi lihtsamini sisse pääseda. Siis sisemisteks teguriteks on emotsioonid ja muude tegurite alla käivad toitumine, liiga pingeline liikumine või liiga vähene aktiivsus, ole ravi, oled ravimid. Aga täna praeguse loengu jooksul keskendume peamiselt nendele sisemistele. On huvitav lugu, et kui väline haigustekitaja, näiteks tuul, koomus peab läbima esmalt keha kaitsekihi, naha, et pääseda organi kallale, et sind kahjustada, siis emotsioonid lähevad hoobilt sinna ilma igasuguse puhvrita. Väga lihtne. Hoobiga lähevad. Ja otsene vastastikune seos on emotsioonide ja organite funktsioneerimise vahel. Hea näide on seesama maksakanal, mille arvutust me tegime.
kui sinus on palju ärritust, frustratsiooni ja viha, siis see mõjutab tugevalt maksas toimuvat. Maks teadupärast maksakanalist, ma räägin praegu energeetilisest maksast, see mõjutab kogu ülejäänud organismi tööd, ka vaimset tervist. Ja kui on tugev viha ja ärritus, siis see paneb maksaenergiat plokki ja mida rohkem on maksaenergiat blokeerunud, seda rohkem tekib sinus ärritust ja viha. Just nagu tekib suletud ring, nõiaring. Tekib küsimus, et kuidas ma sealt välja saan. Olete kohanud mõnda inimest, kes pidevalt on vihane. Vahe, mida teed või püüad tema meeleolu tõsta, kogu aeg on vihane. Ja seal tulebki appi see, et sa tegeled emotsioonidega. Dr. Birkeland ütles eelmise aasta ühel loengul väga targalt, et Hiina meditsiin tegeleb või aitab inimesi taimede ja nõelraviga, aga emotsioonidega tuleb endal tegeleda. Nendega peate ise hakkama saama, et Hiina meditsiinis ei ole eraldi välja toodud tööd emotsioonidega. Ja siia ma olen välja toonud mõningad seosed, kõigepealt emotsioonid, mis organismi kahjustavad ja milliste organite kallale nad otseselt lähevad. On näha siis viha ja maks ja rõõm. Rõõm võib kahjustada südant. Mil moel ta kahjustab? Mis te arvate? Ta küll ka toidab südant, aga millal võib rõõm südant kahjustada? Nüüd, kui te Oti juttu kuulasite, tuleb liikuda, aga mitte liiga palju. Tuleb süsivisikuid süüa, aga mitte liiga palju. Ehk kui rõõm on liiga palju. Midagi head liiga palju võib olla kahjustab. Eufooriline rõõm võib südamele põntsu panna. Küll, eks ma pean tunnistama, et vähemalt minu teraapiaruumi ei satu väga sageli inimesi, kellel on mureks eufooriline rõõm, liiga palju elurõõm. Nüüd kopsud ja süda saavad mõjutatud tugevalt kurbusest, siis muretsemine paneb põntsu kopsudele ja põrnale. Tulles veel tagasi Taneli näite juurde, mis ta teeb välja, et inimene sööb ühes käes telefon, teises kahvel. Või need ärilõunad, mida peetakse tähtsate otsuste langetamiseks, ääretult ohtlik tervisele igas mõttes. Sest põrn vastutab nii mõtlemise kui ka seedimise eest. Ja samaaegselt, kui ta peab 2 ülesannet täitma, mõtlemist ja seedimist, siis ta ei jaksa. Alguses ei pane tähele esimesed 10 või 100 korda ärilõunat või esimesed 100 korda nutitelefoniga lõunalauas ei juhtu midagi, aga varsti ta lihtsalt ei jaksa. Siis hakkavad ilmima need sümptomid, mis viitavad selgelt põrnakurnatusele. Näiteks hakkad edasi lükkama nende asjade tegemist, mida oleks pidanud ammu tegema ja mida sa varemalt tegidki. Mida sa suutsid teha, mille jaoks sul oli motivatsiooni ja inspiratsiooni ja teotahet. Aga enam ei ole. Kus ma seda tean? Ma olen ise seda läbi teinud. Umbes 10 aastat tagasi, kui ma lugesin esimest Hiina meditsiini raamatut, mis mul tol korral kätte juhtus juhuslikult, lugesin läbi ja ma vaatasin järjest niisugused huvitavad sümptomid, et mul on ka. Panin endale diagnoosi, et mul on see kanal blokeeritud, läksin Dr. Birkelandi juurde ja siis ta ütles, et vaatas mu keelt ja katsus bussi. Siis tuligi välja, et ma olin oma põrnale pannud põntsu. Liigse töö tegemise ja liigse, töötasin siis veel müügijuhina. Ja meil oli pidevalt ärilõunad, hotelli kolmõde ja telegraaf ja Georg Spa müügijuht. Ja vähemalt korra kuus oli meil selline uhke lõuna, kuhu oli kutsutud erinevate saatkondade esindajad, ministrid ja suurte ettevõtete juhid. Direktor oli välismaalane, tema neid korraldas ja seal pika lõunasöögi ajal söödi vähemalt 7 käiku ja arutati tähtsaid asju. Põrn sai tohutu koormuse. Siis veel edasi ülemõtlemine kahjustab põrna, hirmud siis neerusid ja šokk siis südant. Ja loomulikult süda saab muidugi kõikidest emotsioonidest tugevalt mõjutatud, aga peaasjalikult siis kurbus, šokk ja liigne rõõm. Ja nüüd, mida siis teha, kui emotsioonid
on äärmuslikud, liiga tugevad või liiga kaua kestavad. Emotsioonides iseenesest pole mitte midagi halba. Küsimus on ainult selles, kui intensiivsed nad on ja kui kauaks nad sind tasakaalust välja viivad. Ehk siis keskmest välja. Kui sa näiteks vihastad tugevalt kellegi peale või millegi peale, mõne vabariigi otsuse peale, vabariigi valitsuse otsuse peale ja tuled varsti tagasi, siis ei juhtu midagi. Ilmselt ei kahjustanud väga tugevalt, ei maksa energiaid ega ühtegi teist organit. Kui see aga kestab päevi, nädalaid, aastaid ja aastakümneid, kui ma mõtlen oma teraapiaruumi peale, kus tulevad inimesed räägivad, et nad on mitukümmend aastat juba tülis oma lähisugulastega selle võssa kasvanud maajupikese pärast, see vimm, mis su sisse koguneb, viha, sallimatus, see kindlasti hakkab keha hävitama. Ja kui Ott rääkis, et omega-3 ja 6 tasakaalust ära vahekord, siis tekitab põletikulisi protsesse, siis viha, vimm ja sallimatus emotsioonide poole pealt tekitavad põletikulisi protsesse ja hoogustavad nende süvenemist, nende kahjulikkust ja ägenemist. Mõned aastad tagasi võtsin välja raamatu, kus Maia Kaatega vähivarjatud sõnumid, seal me kirjutasime sellest, kus iga vähivormi puhul on võiks peaaegu et mürki võtta selle peale, et platsis kas viha, vimm või sallimatus. Selline hea teadmine, miks tasub hoida emotsioonid, mitte ütelda kontrolli all, aga et sa neid ei salvestaks oma kehasse, sa neid ei koguks ja ei suruks alla, vaid vabastaksid konstruktiivsel moel. Näiteks viha, kuidas vabastada viha konstruktiivsel moel, mida te teete, kui te olete vihased? Või siin pole ühtegi inimest, kes mõnikord ärritaks. Jooksmine on väga hea. Mis tahes maksaenergia blokeeringu puhul liikumine, esimene ja peamine, kõige tõhusam, kõige kiirem abivahend, liigutamine. See aitab juba energiaid vabastada. Mida paljud naised teevad, väga targalt hakkavad koristama. See sobib ka. Koristama, sa ju liigutad selle ajal. Ja töö lendab, see annab sulle energiat, see viha. Vihaenergia pole üldse halb, tavaliselt püütakse rääkida. Küsimus selles, kuidas sa seda energiat kasutad. Ja suunates selle näiteks koristamisse, liikumisse, trenni tegemisse, sobib hästi. Konstruktiivse viha vabastamise alla käib ka metsas või mere ääres karjumine, hääle vibratsiooni kaudu on lihtsam seda vabastada või Shindo trennis, kus on spetsiaalne harjutus, kus sa istud 2 ratsi põrandal, võtad suure varba ümber kinni, kuna sealt hakkab maksakanal pihta, keha on natuke kallutatud ja teed häält. Läbi hääle vibratsiooni siis aitab vabaneda sellele. Mäletan, kui ma on ka ligi 10 aastat tagasi, kui ma esimesse Shindo tundi läksin maksakanali harjutuseni jõudsime. Võtan just suure varba ümber kinni ja tuleb ainult üks väike piiks. Rohkem ei tulnud tolle hetkel seda häält, aga mida edasi seda kõlavamalt ja selgemalt välja tuli, sa vabastad vana viha. Siin on huvitav termin, vana viha, mis on siis alla surutud erinevatel põhjustel, võib-olla seetõttu, et sul on õpetatud või kästud olla hea laps. Seda alla surunud seda koguneb siia. Ja mõnikord, kui inimene ärritub väga väikse asja peale. Olete kohanud vähemalt ühte inimest? No mitte millestki. Siis see märk sellest, et vana viha on keema läinud. Vana viha pott on saanud pihta. Ja siis tasubki teadlikult vabastada. Shindo tunnis selle harjutuse ajal sa vabastad kinni jäänud energiat, kas ei vala seda kellegi peale. Lihtsalt vabastad, nii et temast saab potentsiaal. Võimalik muuta see positiivseks potentsiaaliks ja kes seda muudab, ma arvan, et see on emak loodus, kes selle eest hoolitseb. Andestamine. Millal te viimati teadlikult andestasite iseendale? Kas keegi üldse on kunagi seda teinud? Vähemalt üks inimene, jumal tänatud, siis ma räägin edasi. Nii. Andestamine on selline suurepärane abivahend, et kui mis tahes elu aspekt annab sulle kannatuse läbi märku, et miskit on paigast ära, väga valus on, siis tasuks see ette võtta.
vähemalt iseendale andestada. See aitab energiatele vabamalt poole minna. Aga tuleb välja selle teraapiaruumi peale mõeldes, et tihtipeale on see üks kõige raskemaid asju. Suudavad andestada emale, isale ja lähedastele, sõpradele, kolleegidele, aga mitte iseendale. Mõne inimesega maadleme jupp aega enne, kui ta suudab andestada iseendale. Nii et me teeme selle korraks läbi. Ühe lihtsa andestusprotsessi iseendale. Silmad hoiad ole lahti või kinni ja pane korraks tähele, mis toimub su kehas. Kui kusagil on pinge või kui su asend on ebamugav, siis muuda seda, hiljem võid ka muuta ja hinga paar korda sügavalt sisse välja. Nina kaudu sisse, pikalt rahulikult suu kaudu välja. Või lausa häälega välja hingata, see aitab sügavamalt lõdvestuda. Veel üks kord hingad sügavalt sisse ja välja. Viid tähelepanu lauba keskele, ilma silmi pahupidi pööramata. Ja kujutad ette, et sa seisad suure lõkke ääres. Selline jaanitule moodi, mõnusalt praksudes põlev lõke. Seisad seal oma kujutluses, sa ei pea nägema, kujuta ette. Ja kutsu sinna iseennast, nii et sind on lõkke ääres 2 eksemplari. Ma loen 3, siis hiljemalt selleks hetkeks, kui ma 3 jõuan, on sind lõkke ääres 2. 1, 2 ja 3. Nüüd on siin seal 2. Ja ma ütlen ette lauseid ja väljendeid, siin oma mõttes korda neid. Soovi korral võid sõnastust suupärasemaks muuta ja see mõte säilib. Nii et palun pöördu iseenda poole, öeldes nii. Kallis mina. Ma andestan sulle nüüd kogu südamest ja täielikult. Kogu halva ja negatiivse. Mis sa teadlikult või mitte teadlikult teinud oled. Kõik piirangud ja blokeeringud, mis sa teadlikult või mitte teadlikult loonud oled. Kogu teadmatuse, millega sa ilmselt oled kahjustanud nii iseennast kui teisi. Ma tean, et sa ei ole osanud teisiti. Ja oled andnud endast parima. Ma olen tänulik kõikide kogemuste eest, sest need on aidanud mul kasvada ja areneda. Meie vahel on nüüd rahu ja tänulikkus. Nüüd võid iseennast kujutluspildis kallistada. Ja ütle iseendale, ma armastan sind. Just sellisena, nagu sa oled. Ma väärtustan sind just sellisena, nagu sa oled. Või vähemalt jään avatuks võimalusele, et ühel heal päeval ma seda suudan. Nüüd hinga korraks sügavalt sisse välja. Ja kui sul olid silmad kinni, tee silmad lahti ja tule oma tähelepanuga siia ruumi tagasi. Need, kellel paar pisarat põsele veersid, see on loomulik. Ja see on väga hea märk. Pisarad annavad märku sellest, et sa oled kontaktis oma hinge ja kodu energiaga. Ehk siis millegi sellisega, mis on ääretult oluline. Ja aitavad puhastada nii füüsilist keha kui ka hinge. Lõpmatuse sümbol. Suurepärane abivahend. Suhteliselt kiire muudatuse loomiseks. Selle jaoks 2 sõrme. Nimetissõrm ja keskmine sõrm. Paned lauba keskele. Silmad lahti või kinni, ei mängi antud hetkel rolli. Ja hakkad joonistama siin lõpmatuse sümbolit. Ehk siis kummuli 8. Joonistad. Ja samal ajal hoia tähelepanu sõrmeotste all, nii et sa jälgid tähelepanuga, kuidas sõrmeotsad liiguvad mööda sinu laupa. Eriti tõhus on see siis, kui sa samal ajal mõtled millegi sinu jaoks ääretult meeldiva peale. Kassipoja selitamise, kutsikaga mängimise, mere ääres jalutamise või päikseloojangu peale.
milleks sellise peale, mis tekitab sinus ääretult hea tunde. Hoiad tähelepanu sõrmede all. Mõtled sinus head tunnet tekitava olukorra või kujutluspildi peale. Hingad korraks sügavalt sisse ja välja. Küll ma ei eelda, et teil ennem paha oli. Aga selle tehnika tegemiseks ei peagi paha olema. Selline suurepärane abivahend, mis aitab suurendada hea enesetunde ja serotoniini hulka. Ehk siis õnnehormooni hulka. Sobib kasutamiseks siis, kui see on kurb meel või ka siis, kui sa ennast hästi tunned. Ja näiteks päeva alguses lähed päevale vastu ja juba oled õnnelik päevale vastu minnes. Et üsna suur tõenäosus, et päeva peegeldus on ka parem. Ma olen kasutanud teda oma teraapiaruumis ka väga natuke kummalistes olukordades. Näiteks oli mõned aastad tagasi, kui üks naisterahvas heas usus ja heas tahtmises saatis oma abikaasa minu juurde. Olen oma assistendile öelnud, et niisugust asja olla ei saa, et keegi täiskasvanu eest paneb aja kinni. Kõik täiskasvanud inimesed peavad ise ühendust võtma. Kui mu assistent siis sellele naisterahvale niimoodi vastas, ta oli kaval, läks meilikasti, saatis ime alt selle meili, meil ei teadnud midagi. Tolle kokku lepitud aja hommikul andis mehele paberilipiku, see on aadress, kellaaeg minne sinna. Olin just eelmise seansi lõpetanud, keegi koputab, lahti üks suur mees seisab ukse taga, kes küsib, mis koht see on. Mõtlesin, et mida te otsite? No, ma ei tea, naine saatis. Ma ei otsi midagi, aga naine keskis kohal külla. Mõtlesin, no ja, et äkki me siis lepime kohe niimoodi kokku, et lähete, teete oma asju edasi, et veel sedasi asjad ei käi. Ai, aga teate, kui mu naine juba saatis, äkki ma ikka tulen sisse. Aga samal ajal oli niisugune tõrge endasse tõmbunud. Istus mul vatsi sinna tugitooli maha ja niimoodi vaatab mind. Siis mõtlesin, eksperimendi mõttes, pane sõrmed siin, tee seda harjutust, ta tegi 2 minutit. Keeras ennast seal tugitooli peal kägarasse ja hakkas nutma nagu väike laps. No siis sai selgeks, et naine mitte ilmasita ei saatnud. Aga see küll on erand. Et kui ta pärast nutmist toibus, siis me saime rahulikult tööd edasi teha, siis ta juba oli valmis selleks. Oli tänulik oma naise. Lõpuks ta ei tahta ära minna. Õnneks tuli järgmine klient, aga see nüüd on küll erand, et ma ei luba enda juurde kedagi saata. Pigem ärge püüdke kedagi vägisi teraapiasse saata. Aga hea näide, kuidas nii lihtne asi võib inimest avada ja vabastada midagi, mis on alateadvuses. Sealt tuli siis välja lapsepõlvega seotud traamasid, iseenda mitteväärtustamist ja nii edasi. Nüüd me jõuame ehk koputamise juurde. Emotsionaalse vabaduse tehnika, mis mind on läbi mitmete aastate aidanud. Ja sellega seoses, kas keegi on kokku puutunud koputamisega? Need inimesed tore. Teadlased on avastanud, et stressireaktsioon vallandub mandelkehas. Mandelkeha on selline mandlikujuline närvirakkude kogum, peaju otsmiku sagaras, limbilise süsteemi üks osa. Ja ta on just nagu valvekoer või suitsuandur, mis hakkab alarmi andma iga kord, kui talle tundub, et inimest ähvardab oht. Ja ta on salvestanud sinu sünnist alates kõik võimalikud sinu jaoks ebameeldivad olukorrad endasse, nii et kui midagigi selle sarnast ilmeb, hakkab ta kohe häiret andma. Minu enda kogemusest, kui ma läksin esimesse klassi, ma olen sündinud Hiiumaal, esimesed 7 eluaastat seal, suhteliselt väikses külas, terve küla peale polnud ka meil nii palju lapsi, kui seal esimeses klassis, kuhu ma läksin Pärnus. Lähen klassi ette vastama, aga hiidlastel teadupärast natuke teistsugune öö ja õõ kasutus kui mandri peal. Ja ma mäletan, nagu oleks see olnud eile,
kuidas ma pidin ütlema mingit lauset või lugema lauset, kus sees olid sõna möldr ja pöll. Ilmselt mõtlesin praegu ka valesti ja seal mõtlesin ka. Kogu klass naerab, mitte küll pahatahtlikult, aga kõik naersid üle. Sealt tekkis minul selline link, et võõraste inimeste ees rääkimine on kõige ohtlikum asi maailmas. Ma panin need täiesti plokki ja suhteliselt vabatahtlikult rääkimas käisin, ma olin maailma kõige arem inimene. Teie ees seisab maailma kõige arem inimene, kes üldse suu lahti teeb. Et veel võõraste inimeste ees. See oli nii kaua, kuni ma siis jõudsin sinnamaani, et ma teadlikult vabastasin selle seose. Nende amügdalas või mandelkehasse salvestatud programmidega selline lugu, just nagu sa jalutaksid kogu aeg ühte sama rada üle muru. Iga korraga läheb järjest sügavamaks ja sügavamaks. Selline tee tekib aju närvirappude vahele. Ja mõnel hetkel võib tunduda, ta võib ühel hetkel muutuda obsessiivkompulsiivseks. Just nagu ei saaks sellest välja enam. Neid inimesi õnneks väga palju ei ole minu juurde tulnud, aga mõned satuvad nende sundmõtete hulka või küüsi, kus närvirapud just nagu sulavad üksteise külge kinni, et see tee on nii sisse tallatud, et nad ei saa, või nii sügav, et nad ei saa sealt kraavist enam välja. Aga on võimalik seda ära lõhkuda näiteks koputamise abil. Koputades meridiaanipunkte, neid samu, mida kasutatakse Hiina meditsiinis akupunktuuris nõelde panekuks. Ainult ilma nõeldeta. 2 sõrmega koputatakse neid samu akupunktuuripunkte ja seeläbi saadetakse mandelkehale, kuhu on salvestunud need ohtlikuks tituleeritud sündmused, saadetakse teade, kõik on hästi. Pole vaja alarmi käivitada ja see varem hirmutav kogemus salvestatakse ümber millegi sellisena, mis pole enam oluline või millele ei tasu tähelepanu pöörata, mille peale ei ole vaja reageerida. See koputustugevus on pigem õrn, sinikaid ja verevalumeid ei tekitata. Ja ei ole oluline kumma käega sa koputad või kummale poole. Mõlemal poole on need punktid olemas. Ja on hea teada, panen siia pildi, karatepunkti asukohast. Kui midagi muud meelde ei tule, siis vähemalt karatepunkti teada. See on see, mida karateekad kasutavad siis, kui nad asju katki löövad. Selgus huvides. Kuigi minu esimene koputusõpetaja Kevin Lei Inglismaalt on 2-kordne Euroopa meister karatees. Mu mõlemad pojad on karateekad. Noorem tegi jälle järgmist tööeksamit. Ma ise olen õppinud tai chi'd, aga ma ei õpeta teile täna asjade katki löömist. Te ei saa minna koju ja ütled, ma nüüd tean, kus on karatepunkti ja hakkate. Ei, see on selleks, et ennast aidata. Ääretult tõhus, tugev, energeetiline punkt. Ja koputatakse, ta on selle piirkonna keskel, väikse sõrme alguse ja selle luki keskel, aga kuna tegu ei ole nõõrraviga, võib koputada mitme sõrmega, emmal kummal käel. Eriti kaval on niimoodi koputada. 2 karateepunkti vastastikku võib ka toolileeni vastu koputada või lauaare vastu. Lisaks sellele, et ta aktiveerib keha energiasüsteemi, energiat pääsevad vabamalt liikuma, mis tähendab seda, et nii füüsiline, mentaalne kui emotsionaalne tervis saavad parema hoo, parema seisundi. Paraneb ka sinu mälu, keskendumisvõime, meenutamisvõime, mäletamisvõime. Näiteks kui mu noorem poeg oli väheke väiksem, siis me mängisime tihti peale memoriini ja piltide meeldejätmismängu, kus pead paare leidma. Ja see enne iga mängu ta koputas karatepunkti, kes köögis vett joomas, sest koputamine ei toimi tegelikult minu kogemuse kohaselt. Ükski teraapiavorm ei toimi, kui sul on kehas veepuudus. Vett koputas ja ütles mulle niimoodi, et emme ära sina nii palju koputa, ma tahan võita. Sest ta oli tähele pannud, kuivõrd aitab koputamine parandada tema tähelepanuvõimet, meeldejätmisvõimet. Eks kui sa hakkad midagi uut õppima, võib praegu ka koputada, kui ma ühes gümnaasiumis
gümnasistidele seda loengu pidasin, sarnast, see oli koolistressiga seotud, nad pärast kõik koputasid tundides, kuna mul paar tuttavat seal koolis, kuulsin nii õpetajatelt kui teistelt lastelt, et osad õpetajad, kes ei teadnud sellest loengust midagi, täitsa hädas, kogu klass koputab. Ja samas nad tegid endale head ja ka õpetajale. Tulles nüüd koputamise juurde, karatepunkti koputamise ajal võiks öelda lause konstruktsiooni, mille algus ja lõpp jäävad samaks iga kord, kui sa seda kasutad, aga keskmist osa muudad. Ja see lause kõlab niimoodi. Hoolimata sellest, et ma ilmselt olen oma seniste valikutega aeg-ajalt oma tervist kahjustanud, ma siiski aksepteerin, väärtustan ja armastan end. Selles lauses esimene osa, hoolimata sellest ja lõpuosa, ma siiski aksepteerin, väärtustan ja armastan end, on need, mis võiksid jääda paika. Ja seda keskmist osa, mis ma ütlesin, et ilmselt ma olen oma seniste valikutega teinud tervist kahjustavaid valikuid, see on see osa, mida võid siis kohandada vastavalt olukorrale ja vajadusele. Ja vastavalt sellele, milline emotsioon või tunne üles kerkib. Ehk siis, ja seda tehakse 3 korda. Karatepunkti koputamise ajal öeldakse 3 korda seda lauset. Aga nüüd, et see asja praktikasse viia, et sellest oleks täitsa kasu, võtame, igaüks valib oma mõttes mõne sellise olukorra, mis talle tundub stressi tekitav või on olnud stressi tekitav. Selleks võib olla avalik esinemine, lennusõit, töö peale mõtlemine või ka koduste tööde peale mõtlemine, triikimata pesuuniku peale mõtlemine või kõikide kohustuste peale, mis sa oled endale kirjutanud üles. Kas keegi on hädas, et ei leia üldse ühtegi stressi tekitavatesse? Kusjuures võib olla niimoodi, et hetkel ei olegi äkki, aga kunagi on olnud. Mul teraapiaruumis on olnud sellised juhtumeid, kus inimene ütleb, et ma ainult puhkan kogu aeg, mitte midagi ei ärrita mind, midagi stressi ei tekita. Aga kui me läheme siis tagasi ajas, kunagi on olnud ääretult stressi rohke töö. See ongi põhjus, miks ta praegu kodus puhkub. Ja see on salvestunud kehasse, see pole kuskil ära läinud, kui sa pole teadlikult seda vabastanud või ka siis alateadlikult. Kui ta on salvestunud kehasse, tema mõju ei kao. Nii et võid vabalt valida ka 20 aastat tagasi olnud stressirohke perioodi. Ja mõeldes sellele stressi tekitavale või stressi tekitanud olukorrale, määratle oma isiklikul skaalal 0-10, kui tugev see kehva tunne hetkel on. 0 viitab sellele, et stressi pole üldse, kehva tunnet pole üldse. Ja 10 on kõige kehvem kujuteldav tunne, aisting, mis su sees on. Keegi tule kontrollima, täitsa isiklik number. Ja siis tunneta või aru saada, millises kehapiirkonnas sa seda kõige tugevamalt tajud. Kas see on kõhus, rinnakus või kuskil mujal? Ja miks seda määratleda tasub või lokaliseerida tasub, et saada temaga paremini kontakti, et saaks teda vabastada. Mitte alla suluda, mitte jaanalinde mängida, vaid just nimelt aktiveerida. Veel selgituseks siia juurde, et koputamise puhul on tegu kokkupuute ravi modifitseeritud variandiga. Kokkupuute ravi on see, kus näiteks psühholoogid panevad inimese silmitsi seisma sellega, mida ta kardab. Näiteks ämblikufoobia puhul ämblikuga. Ja siis kokkupuute ravi koputamise variandis teostatakse kokkupuude läbi kujutluse või läbi mõtlemise. Sa mõtled sind häiriva asja peale. Kõik teil on number olemas, lokaliseerid ka, kus see hetkel on. Võtad oma karatepunkti, koputad seda teise käega ja ütled endamisi nii. Hoolimata sellest, et minu sees on hetkel kehatunne seoses selle stressi tekitanud olukorra või inimesega. Ma siiski aksepteerin, väärtustan ja armastan enda. Või vähemalt jään avatuks võimalusele, et ühel heal päeval ma seda suudan. Hoolimata sellest, et minu sees on selle kunagise olukorra või ka praeguse olukorra peale mõeldes stressitunne ja kehva tunne, ma siiski aksepteerin, väärtustan ja armastan enda. Hoolimata sellest,
et see konkreetne asi või inimene tekitab minus stressi, kehva tunnet, ma siiski aktsepteerin, väärtustan ja armastan end. Nüüd 2 sõrmega, mõlemal käel, mina teen tavaliselt 2 käega. Koputad kulmu sisenurka ja ütled endamisi nii. See kehva tunne. Silma välisnurka. See kehva tunne. Silma alla. See kehva tunne. Nina all. See kehva tunne. Lõual. See kehva tunne. Ranglu all. See kehva tunne. Kaelal. See kehva tunne. Pealael. See kehva tunne. Hingad korraks sügavalt sisse ja välja. Ja mõtled uuesti täpselt selle sama asja peale, mis sa enne välja valisid. Sinu jaoks stressi tekitav või stressi tekitanud olukord või inimene. Ja tunnetad, määratled oma isiklikul skaalal uuesti, kui palju sellest kehvast tundest järgi on jäänud. 3 varianti on. Kas see on jäänud samaks, läinud suuremaks või väiksemaks. Ja kui on läinud suuremaks, on ka väga hästi. Kõik variandid on hästi. Kui on läinud suuremaks, mida ei ilmnegi nii harva, kui arvata võiks. Ja see annab märku sellest, et sa oled saanud pihta sellele, millega tõesti tasub tööd teha. Siis tasuks käsi plaksutada suurest rõõmust. Hurraa, nüüd ma sain pihta. Ei mängigi jaanalinde. Mõnikord ta läheb suuremaks sellepärast, et inimene pole alguses julgenud olla täielikult kontaktis selle tema jaoks kehva tundega. Näiteks ärevushäirete puhul on see väga sage. Inimene kardab juba ette seda tunnet. Need, kellel on paanikahood ja ärevushäired, nad kardavad seda hirmu. Hirmu tundmise pärast. Siis ta läheb alati suuremaks. Ja kui jäänud on samaks sellel skaalal, siis see näitab seda, et tuleb sõnastust muuta. Siis tuleb minna spetsiifilisemaks. Näiteks tollel kolmapäeval, kui minu isa minu sõprade juuresolekul ütles, et ma olen ikka kõige rumalam inimene maailmas. Ja minu sisse tekkis näiteks klomp kurku või tugev kehva tunne, siis spetsiifilisemaks minek sõnastuses aitab talle rohkem pihta saada, täpsemalt pihta saada. Ja siis järgmise koputusringiga läheb see tunne ilmselt väiksemaks. Ja tehakse nii kaua, kuni 0-ni jõutakse, kui sul aeg on. Enamikel juhtudel toimub see suhteliselt kiiresti. Mis te tähele panete, kui palju kehvast tundest järgi ei? Kas ta läks väiksemaks, suuremaks või ei samaks? Mis toimus? Väiksemaks. Kas kellegi läks suuremaks? Keegi, ega te võivatki hakkama praegu. Aga igal juhul on hästi. Koputamine toimib väga tõhusalt ja seda saab teha ka täitsa salaja. Mõtle, kuidas ma just lähen tööle. Mul käib erinevate elualade esindajaid teraapiaruumis ja näiteks suurte ettevõtete juhte, meesterahvad, kes kardavad oma alluvõtele pidada loengut. Või mitte loengut, aga mingit ettekannet, midagi rääkida, arutada, oma arvamust avaldada. Siis kuidas ma siis seal koosoleku laua taga järsku hakkan koputama? Koputada ka täiesti salaja, ilma punkte puudutamata oma kujutluses. Mõtle nii vägev abivahen, et saad kujutledes ennast aidata. Ja mina olen näiteks seda kasutanud siis, kui ma ühel hetkel, see oli paar aastat tagasi, kui minu arhiõpetaja küsis mu käest, et kas sa ei tahaks tulla minuga esinema Tallinna kirjanike majja Harju tänaval, et teda kutsuti, et ta võtaks kellegi kaasa ühe luuleõhtul, kirjanduslikud kolmapäevad, et tema tahtsi mina tuleks kaasa. Mõtlesin, jumal küll, et kus ta nüüd siukse asja peale tulnud on, mina, kes ma ei tunne üldse nootigi, ma pole kunagi muusikat õppinud, küll aga lihtsalt arfi mängima hakanud, kuna ma ehitasin endale ühe saksa pillimeistri käe lisaarfi, suure pöömiarfi. Ja mulle meeldib mängida. Ja õpetaja ütles, et tead, sa tekitad minu enesekindlust. Mul endal käed väriseb, kui ma mõtlen arfimängu peale, sest see ei ole midagi sellist, millega ma igapäevaselt tegelen. Aga läksin kaasa ja vahetult enne esinemist, kui juba kanti ette neid luuletusi,
siis ma tunnen, kuidas ärevus kasvab. Aga sa ei saa arvi mängida vähemalt ilma vigadeta, kui sul käed värisevad. Siis sa lähed võib-olla ehk tõesti õige keele pihta ka, aga tuleb see kõrvalt plõnn. Nii et võib-olla on täielik rahu, et kenasti välja tuleks ja ma koputsin ilma käsi kasutamata. Tegelikult ma ühe käe isegi panin siia vastu ja kujutasin, et ma koputan. Ja tekkis selline sügav sisemine rahu. Ma suutsin kõik need palad, mida me esitasime, ilma ühegi veata ära mängida. Toimub kenasti. Isegi siis, kui see füüsiliselt ei koputa. Kuigi see punkt, mida ma praegu näitan, see rangla-alune punkt, mida ma nimetan aeg-ajalt ka Tarsani punktiks, kuna see on see, kuhu Tarsan koputab, kui teil on vaenlane silmapillil või suured ahvid. Just, ja nad teevad veel häält ka. On see, kus lõpeb neerumeridiaan, mis hakkab jalatallal pihta, tuleb läbi keha, lõpeb siin. Ja sinna meridiaani kogunevad kõik võimalikud hirmud. Ja koputades meridiaani ühte otsa, võngub terve meridiaan ja vabanevad nii teadlikud kui mitte teadlikud hirmud. Et suurepärane teraapia vorm, et sa ei pea isegi teadma, kust mingi hirm on alguse saanud, millega ta seotud on, kaua ta sul on olnud seal. Erinevalt mõnest teisest teraapia vormis, kus sa pead täpselt teadma, mis selle hirmu nimi on, kus ta pärit on. Ja ühes koputusversioonis, kus on iga emotsiooni jaoks eraldi algoritm, on olemas hirmu algoritm, mis lõpeb siin ja kõik ülejäänud emotsioonide vabastamise algoritmid lõpevad ka siin. Sest ühe teooria kohaselt iga negatiivse tunde all on mingi hirm. Näiteks kui sa oled vihane, siis võib olla sul hirm seetõttu, et äkki ma olen naeruväärseks, et äkki juhtub midagi halba. Või kui sa oled armukade, siis võib seal alla olla hirm, et äkki mind jäetakse maha, äkki mind on üksi ja nii edasi. Iga negatiivse tunde all on tõenäoliselt mingi hirm. Seega, kui sul sees on kehva tunne, võib-olla mäletagi kõiki neid punkte, mis ma ette näitasin, aga kui sul see vähemalt ei meeldi, siis võib siia puutuda. Ja juba läheb kergemaks. See on kusjuures see punkt, mida mõned jahakad inimesed täitsa alateadlikult masseerivad ja mõõtavad. Ei tea mitte midagi Hiina meditsiinist ega koputamisest, aga ise masseerivad. Ja juba läheb kergemaks. Nii, ma näen, et Tanel, kas ongi nii, et see aeg, mida pole olemas, on lennanud linnutiivul. Üks. Jah, see aeg on lennud linnutiivul. Kas on midagi, mis on ütlema jäetud? Et taustal hakkab muidugi helimehed asjad paika panema, aga selle ajal võib nüüd küsimusi küsida. Ja teine asi, mida võib veel teha, on need, kes seal ääres on, võivad Google'is ja keskele minna, siis ma arvan, et heli on siin keskel parem kui nendes nurkades, sest seal võib mingi ebakõla tekkida. Aga nii, kuidas on, et kas jäi midagi rääkimata veel? Nüüd tuleb tunnikontrolli kohta. Okei, tunnikontrolli. Ja, tunnikontroll. Et kui sul on sees kehva tunne, kuhu võiks koputada? Vähemalt sinna. Ja iseendale andestamine ääretult hea käigu pealt. Anna endale andeks kõik see, mis sa enda arvates oled kahjustavad või valesti teinud. Ja siis võib-olla polegi teistele vaja andestada. See tuleb juba iseenesest. See endale suudad andestada. Ja milline huvitav geomeetriline kujund võib aidata suurendada õnnetunnet ehk serotoniini taset. See on see kummuli 8 ehk lõpmatuse sümbol. Küsin, kas teil on küsimusi? Jah, küsimusi. Marika toob mikrofoni teie peale, lihtsalt käsi püsti. Tuleb küsimusi? Julgelt? Okei, siis ma räägin vahepeal veel ühe asja ära. Okei. Mis punkt siin on? Kus kohas siin? Täitsa keskel. See on koputamisteraapis eraldi punkti, siia sul jääb alla väga palju punkte. Kui sa käe niimoodi paned, see on üks, kui mul endal või lastel tegib esimene köha või nohu ilming, siis ma parema käe rusika, siit vasakult poolt, lasen üle selle harknäega. See mõjutab tugevalt immuunsüsteemi. Ja siia alla jääb sul ka C17 täitsa keskele, see on südamepunkt nii meditsiini järgi. Kui sa oled millegagi läinud enda vastu, mingi oma valikuga, kas siis toitumisega ja liikumisega, liiga palju sporti teinud, võib-olla üldse sporti teinud,
külma saanud, teinud pikalt tööd, mis sulle üldse ei meeldi, mis tekitab vastikustunnet või midagi muud, või oled ennast hävitavas suhtes, düsfunktsionaalses suhtes pikka aega või aastaid olnud, siis esimest haigussümptomit märgates lasen siit niimoodi üle ja ütlen, ma olen täitsa terve, ma olen täitsa terve. Kui sa lähed iseenda vastu, siis just nagu ülevalt see, kes hoolitseb sinu või peapalvet või täpsemalt öelda, sinu energiasüsteemi ja valikute üle vaatab, et kui sa kogu aeg lähed oma südame valikute vastu, miks sul seda punkti üldse vaja on, kannaks see kinni, aga kui see läheb kinni, läheb kindlasti haigeks. Siit on hästi hea vahet üle lasta. Ma olen täitsa terve, ma olen täitsa terve. Kuigi mul nooremal pojal on endal ju võimalik seda teha, aga miskipärast tal meeldib niimoodi, et aja Riina Eeli, emme, koputa. Ja, lastele ma olen teinud. Siis ma ütlen tema nime. Või ka ütlen mina vormis, ma olen täitsa terve, ma olen täitsa terve. Juba on lihtsalt terve. Nii, kas on veel küsimusi tekkinud? Julgelt, kellel on mingi võib-olla tõukene hinge peal, et kuidas millegist vabaneda, võib-olla saab mingit punktiga nõu väiksest? Kusjuures ei pea ühtegi punkti teadma, kui sa koputad oma keha läbi. See, mida me alguses tegime, on olemas täitsa eraldi patsutusteraapia. Kogu keha üleni ära patsutada. Neerude kohal võtta vähegi vaiksemalt, võtta neerusid lahti ei klapi. Siin tavaliselt tehaks ringeid liigutusi. Aga ülejäänud keha, eriti siin tuharate juures, seda võiks küll klappida jalad, sääred. Pole üldse vaja koputada äkki. Mul siin tegelikult tekkis veel üks küsimus. Oli sellist 2 päeva tagasi, kui tekkis unetu öö, kus hakkasid igasugused mõtted sisse sõitma enne, ma üritasin seda koputada, korraks tuli maha ja siis mingi hetk nagu mootor uuesti käivitus. Et hakkas jälle kõik, uni kaob ja kõik jutud enne, et mida siis teha? Mida siis teha? Et kas tõusta üles, et minna teha midagi ära vesid uuesti? Mina oleks jõudnud siis vett. Võtta lonks. 3 korda käsime. Okei, kui sa selle ära tegid, siis mõelda, esitada küsimus, kas ma kunagi varem olen seda tunnet tundnud, seda kehva tunnet. Olen tundnud. Minna võimalikult varase kogemuse juurde, kõige varasema juurde, mis sul tuleb, kus sa oled seda kogenud ja koputada seda, sest see on see, kus see salvestus on alguse saanud. Koputamine on just nagu metsa mahavõtmine, puude mahavõtmine metsast kirvega. Iga aspekti, mingi teemaga seondavat aspekti järjest koputatakse. Ja see mets on alguse saanud sellest kõige esimesest, metsa kasvamine on alguse saanud selle kõige esimese sündmusega, sinu jaoks ebameeldiva sündmusega, kuhu on lisandunud aegade jooksul uusi. Tänu sellele see programm ei ole mitte ära katkestatud, vaid järjest tuleb uusi kogemusi, et rääkimine näiteks ohtlik või ebameeldiv. Ja kui sa koputad, isegi kui sa jõua nullini, täitsa sinna juure juurde, näiteks jõuab kuule peale, juba sellest on kasu, et järgmine kord ei ole sinu reaktsioon sellele varemalt väga ebameeldivale sündmusele või olukorrale või inimesele, mis on varemalt olnud väga tugev, siis enam ei ole nii tugev. Juba korraga saad järjest rahulikumalt seda võtta, aga kui sa saad pihta kõige esimesele puule, mis selles metsas on hakanud kasvama, siis kukub ka ülejäänud mets, siis rohkem polegi vaja koputada. Nii et tasub endale esitada küsimus, kas ma olen seda varem kogenud ja siis seda sündmust koputada. Seda vist olin 2 aastat tagasi kogenud, aga nüüd ma tean järgmine kord, et ma pean siis 2 aastat tagasi rändama, leidma ära, millest see tekitas ja sinna ta kinni jäi, kui avaldus jälle stressiseisnu olukord, eks ole. Nii, aga täname Greet Rosin-Pindmat väga hea esitluse eest. Kalli parem. Aitäh.